Tere hommikust, on esmaspäeva hommik ja me oleme tulnud Kamposoli A-sektorisse. Väga oluline päev. Britta läks Türki firmasse oma visiitkaarte võtma. Sellest on nüüd 2 nädalat möödas. Öeldi, et tulge reedel, eelmisel reedel ja nüüd arvatavasti ta vist on kõik kenasti kätte saanud, aga see on pärast tsirkus, mis on toimunud. Nii et nüüd saame nagu näha. Hispaania! Noh, ja kui te veel närvi lähete mingi asja peale, mis siin Hispaanias toimub, siis no ei saa vist minna lihtsalt. Ühesõnaga, tellisime 2 nädalat tagasi visiitkaardid. Ja nüüd täna oli 3. kord, kui me tulime ja öeldi, et ei saa veel, tule homme, ei saa veel, tule homme. Ja siis täna läksin, ta ütles, tule peale 1. Siis ma ütlesin, tead, ma ei lähe ära siit. Teed mulle mingi kas või 2 tükki valmis, mul on täna vaja. Ja siis tõusis püsti, näpud õlised, ta parandas mingit invaliidirulaatorit vist mingi, pühkis käed puhtaks ja siis ta see kiletamismasin, mis seal oli, sellelt pühkis ka tolmu maha, nii et ta tegelikult polnud mitte midagi alustanudki nagu, aga ta läinud need põhjad valmis ja ma sain 4 tükki siis. No iseenesest väga ilusad on nagu sellised soliidsed, vaata, nad on tugevad ja kile on ümber, et ei saa vihmaga mereks, et nagu aga lihtsalt nagu see jooksutamine ja nad ei ole hispaanlased, nad on nagu kohalikud inglased on ja nad on ka täiesti selles mõõdus, nii et mina ei tea, kuidas meie ära õppime selle, et me ei oleks igal pool varem, läheks igale poole hiljaks ja ei lähekski täna, vaid läheks üle homme näiteks. Aga võime seda proovida. No ma kardan, et meil pole siis kliente, vaata, kui meie hakkame niimoodi tegema, aga no kuule, lähme nüüd, meil on kliendi kohtumine. See on siis basseini vaade. Tere õhtust! Ja me oleme siin oma kodus, oma aias ja me räägime hästi vaikselt, sellepärast, et meil on selline tunne, et kõik kuulevad, mis me räägime. Ja me oleme ka siin ja me istume oma aias ja sosistame, sest me ei julge isegi kõvasti rääkida, sest naabrid äkki kuulevad, et me äkki oleme lärmakad. Ja siis me mõtlesime, et aga paneks muusikat käima. Ja siis mõtlesime, et kui me paneme muusika käima, siis terve küla kajab. Ja siin ongi nii vaikne. Ehk siis meil käisid külalised sealt Costa del Soli piirkonnast ja ütlesid, et selline turismijooaeg on käes, et isegi ei ole ruumi tänava peal kõndida. Meil on nii vaikne siin. Me olime täna Puerto de Mazaroni rannas, käisime kliendiga kohtumas ja kell oli 2 päeval ja me istusime 3 seal põhimõtteliselt kohvikus, sest nagu nii vaikne on. Ja me ei julgegi kõvasti rääkida oma kodus. Ja, sellepärast me räägime vaikselt. Ja, aga me tahtsime uudist ka rääkida. Noh, räägi uudist. Mis uudist? Sul ei ole uudiseid. Uudis on see, et mis päev täna on? Esmaspäev. Me lähme neljapäeval Costa del Soli tööle. Ja meil on üks suur eestlast seltskond, kes on rentisid Brita kaudu endale villa. Eelmise aasta septembris. Mina lähen siis DJ-tööd tegema, muusikat mängima ja eks sellest möllust Costa del Soli sõitmisest, kõik need pissipeatused, kõik need söögipeatused, kõik suure kaasa, kus me ööbime, näitame seda. Ja meil on nii vägev klient seal, et üks hästi vahva Eesti poiss, kes peab oma sünnipäeva Marbella villas, rentis selle siis septembris. Ta rentis endale siis ka meie kaudu erakoka, DJ, privaatse jahisõidu oma külalistele ja paluti ka minul rääkida natukene kinnisvarast külalistele. Nii et me rentisime endale Costa del Soli 8-9 majakese ja sellisesse piirkonda nagu Alhaurin el Torre. See on Malaga külje all. Aival on sinna tööle minna siuke pool tundi, 35 minutit.
kuna me saime selle lihtsalt nii hea hinnaga, et me saime sellise privaatse aiaga majakese 2 ööks 124 eurot, aga juba pool aastat tagasi on ju, me pidime meie tšurrakese peale mõtlema, et tema ei oska korteris elada, sest ta ainult lärmab ja laamendab. Ja lähme teeme seal natuke tööd ja vaatame uuesti oma vana kodukohta nii-öelda. Aga laupäeval peame tagasi kiirustama, sest ühel on jälle siin DJ töö, et siuke siu-vipsti kiire tööots. Ja nii me siin siis toimetame. Ja järgmistes klippides siis näete meie sõitu. No vaene loom, ta ei saa aru, et pädi peab puhtaks pesema. See on nii kuri. Kas sa oled nii kuri? Ma ei saa sulle anda praegu seda ju. See peseb, surrokene. No jaa, ära ole pahane. Ära ole kuri. Sa pead ootama, kui padi puhtaks peseb. Natuke läheb aega. Oled tige ja pahane oled kohe. Ära ole kuri. Kuule, oled pahane minu peale, et ma panin sinna või? Vaata. Niimoodi tuuakse. Sellise bussiga. Eile õhtul tellisin ja täna kohal. Kell on 1:30. Mis tellisid? Ma tellisin naisele kuldsete tükkidega spreid. Kuldsete tükkidega? Ja ta on ju printsess kuld. No kehaspreid läikivad. Ja tahaks näha ka, näita. Oota. Ei, oota. Pärast teeduvad üldse asju. Kuule, näita, mis pakis on. Palun näita. Ma proovin natukene. Oota, las ma natukene mõtlen. Kuule, näita nüüd. Näita, mis sa tellid. Mis ma tellin? Kus lahti käib? 1 päev kohal. Vaadake seda kuldsed spree, kuldne. Ma tellisin endale arvutile klaviatuuri selle kaitsme, et ta seda ekraani just hoiab. Ja siis tellisin särgi. Jack and Jones. Töösärgi. Okei. Ma hakkan nüüd seda kuldset preid proovima. Palun, võtke. Jah, aitäh. Noh, päriselu ka siis natuke räägime, ei ole nii lõbus kogu aeg. Käisin hammast välja tõmbamas. Sellepärast, et mul oli väga suur põletik seal all. Ja siis nüüd ma olen ilma hambata, et kui ma naeretan, siis siit on auk. Ja siis arst ütles, et ära siis väga naereta. Ei tohi naerata, sest on valus on praegu. Ei ole valus, ma ei tunne mitte midagi. Mul on näo pool lömmis kõik. Ja siis ma pean olema 3 kuud ilma hambata. Nii et head kliendid, kui te tulete kinnisvara ostma, siis ärge palun mind naerma ajage. On ju, sest ma saan hamba alles 3 kuu pärast endale panna. Aitäh teile tähelepanu eest. Näitan teile nüüd seda, et millised näevad välja siis Hispaania ehitustellised ja näevadki sellised välja. Tere hommikust, on neljapäeva hommik. Me siis naudime kenasti seda ilusat päikesetõusu
ja hakkame varsti pakkima. Asju kokku panema sellepärast, et täna me läheme Costa de Sol'i Alhaurin del Torresse, kus me siis oleme seal kandis 2 päeva. Täna on üks kohtumine klientidega, räägime natukene kinnisvast juttu. Homme on siis minul siis DJ-töö seal. Nii et näete ka siis meie seiklusi. Aga Brital on jah selles mõttes see, et eile tõmmati hammas välja ja natukene see hammas veel väike põletik ja valu on sees, et võttis natukene valu väigist, et natuke tuikab. Et vaatame, kuidas täna sellega on, et kui palju me siis rohte peame kaasa võtma. Aga meie siis naudime hommikust päiksetõusu ja hakkame vast liigutama. Nii et varsti näete ka, et kuidas me reis siin kulgeb. Mis me teeme? No, lähen tööle. Costa del Sol'i lähen tööle. Aga kuna ma pean esinema täna ja siis sünnipäevalaps palus mind esinema, aga siis oleks ju ilus viia ka väike pudelike. Mis sa arvad? Ka kingitus. No, oodame, et päev läheb paremini, sest mul terve öö läbi see välja tõmmatud hambaauk siis valutas. Veits magamata, aga noh, ei hullu. See tapa teeb tugevaks. Ma ei tea. Et jah, me teeme ühe reisu. Kõige tähtsam asjad pakitud. Minul on ka asjad autos, natuke veel ja läheb seikluseks. Sõit Costa de Sol'i poole, esimene boksipeatus. Väike ja teeme siis väiksed asjad ka ja kontrollime kas üle ja no vaatame, kui hästi ikka Hispaanias on hoolitsetud Tesla omanike osas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 laadimistokki. Ja kõik on sponsoreeritud Euroopa Liidu poolt. Nii et täiesti hea. Nii et Tesla võib osta küll, on ju. Tegime tanklas peatuse ja käisime tualetis ja siis on selline aparaat tanklas ja selline valik ehk siis võtad kohvi ja siis võtad endale siit mingi vidina, kui soovi on. Tšurros olen ikka nii hull, sa ainult kisud. Me vist siit lähme vist mööda, lähme võtame kohvi ja pirukat. Oleme jõudnud siis oma uude majutusse. Siin ei ole kuskil auku. Me lihtsalt peame vaatama, kas kinderit ei ole. Mis ja ta on? Oo, jummal küll. Tubli poiss. Oota, tõmmata. No vaatame. Tubli poiss. Okei. Ülimõnnapesa ju. Kadunud. Tere! Kus oled? Põõsas. Pissib. Jaa, pissib. Pissib ja ta on suu. Ei oska või? Bravo,
vaata, Pupule on oma pesu pandud veekausid ja siin on kakakotikesed ja oota, siin on pesu. Panen sulle juua ka. Vaatame kohe, mis meil siin on. Selles mõttes nagu täiesti okeina. Et jah, kui ka tahta, siis selles mõttes saab kenasti... Issand, kui nunnu pesa meil siin on. Vaata selle vannid juba. Kõik asjad olemas. Vets, duš. Jah. Nagu pole üldse nagu. Külmad klaasid, mikro. Kas see on? Nõudepesu masin. Kohvi on meil. Kohe tõmbab kohvi käima. Kõik nõud. Mis see on? Pliit või? Pliit. Okay. Ma olen küll. Nii. Aga me peame vaatama siin, kus see bussu veel läinud on. Aga bussu on siin. Ja bassein on ka selline. Lihtsalt tulebki vaadata, et mis siin on ja mis siin ei ole. Okei. Jep. Jah. Meil on keegi basseinis. Me vaatame. Ja meil tulevad kohe külalised. Natukene panime näksi. Noh? Istu sisse. Tšurro käis ka vees või? Kas sa käisid ka vees? Bassein tahaks natuke rohkem pohtu. Seda tööd pole siin tehtud. Ja. Aga selline mõnna aed. Kas sa näitasid meile aeda ka või? Minimaalselt. Noh, see on siuke... Meil oli vaja sellist väikse aiaga majakest, et Tšurro jalga ei laseks. Siin saab istuda ikka. Issand, mingi hull elukas vennas. Noh, siuke täiega mõnus elamine, mis on juba meil segi aetud. Kööginurk ja WC, magamistuba ja väike nurgake. Meil on üks nautleja seal. Ka Tšurrol tuleb kohe sõber ja meil tuleb üks Chihuahua siia mängima, keda sa näed esimest korda. Vaatame siis üle ta. Marbella vibe. Jah. See liiklus võrreldes sellega, kus meie elame ikka pommeli. Polegi harjunud enam nii palju autosid nägema. Läheme siis villasse tööd tegema. Tere hommikust! Me otsime nüüd koera kakajunni kotti. Jah. Kõik jätakse ju minu peal. Ja näed, biosokid ka. Eile oli siis draamat kui palju. Tšurro. Noh, see on õige, jah? Ma võtsin siit. Eile siis Tšurro tutvus Chihuahuaga, aga see tutvumine ei läinud just kõige paremini. See läks väga halvasti. Ta läks talle nii kallale, et kohe läks päriselt kallale ja see oli väga halb.
ja ma ei tea, mis meil nüüd saab selle asjaga. Ära hellitatud jõpsikas meil tuli välja ja me peame hakkama seda otsast peale kasvatama. Ja nii ongi. Aga me ei loobu milleskist. Jah. Ja rahu. Ma ei anna sulle kommi ka praegu. Hakkab vist 9 saama. Me oleme Alhaurin El Torres. Alhaurin El Torre on Malaga külje all linnake, mis on siis lennujaamale lähemal. Aga see ei ole tegelikult üldse oluline, sest me ei tulnud lennukiga lihtsalt infot. Ja me broneerisime selle majutuse ka eelmise aasta septembris ja tänu sellele me saime ööhinnaks 62 €. Praegu ma ei tea, mis on, siis see maja on terve suuri välja möödunud. Ja siis jah, täna oleme siin. Üks veel, sest minul on õhtul üks tööots, DJ-keika. Ja aga me lähme nüüd varsti Bella Vida ilusalongi, sest natuke on vaja ikka protseduure ka teha. Juba siia tuleb. Mina lähen siis Hyundai Malagasse, püüan saada need dokumendid kätte. Nõuda. Vaatame, kuidas see nõudmine läheb üldse. Ja, aga meil on juba kell 9 hommikul on juba 30 kraadi. Väga soe. Sina jäävad 30 kraadi. Ja minul hammas ka valutas eile, või tähendab see auk, milles kunagi oli hammas. Aga noh, eks see võtab aega. Aga tegelikult me rääkisime seda ka vaata, et me tulime siia ja siis tegelikult ei olnud sellist tunnet, et tuleks nüüd nagu koju tagasi, et seda tunne oli, et me tulime nagu külla. Ja siis homme lähme koju tagasi, on jah? Jah, ja siis homme mul õhtul on kohe Gondado de Alhamas mäng. Jah, hetke teeme tööd ja see ongi nagu meie siis minipuhkus ja töö koos. Jah. Okei. Nii, just tulin Hyundai esindusest siit Malagast ja tegelikult see ongi nagu see, et paberid on need asjad, mis on väga olulised. Miks ma Malagasse tulin, oli sellepärast, et mul nüüd Sipsik läheb 4. hooldus ja see on siis Murs ja Hyundai esinduses. Ja siin on see, et neil pole siin sellist suuremat ühtset andmebaasi, kõik Hyundai esindused on litsenseeritud ametlikud kõik, aga neil on omad süsteemid. Ja kui ma lähen uude provintsi, ehk siis praegu olen nii-öelda siis Andaluusia ja nüüd teine on siis selline teine provints, siis kõikidel on omad süsteemid. Ja saingi siis välja prinditud mõlemad M2 ja M3 hoolduse arved, mis on tehtud ja kui palju on maksma läinud, sellepärast, et see on tõestus, et need tööd on tehtud. Ja selles mõttes ongi huvitav, et ekstra tuli siia tulla ja see naisterahvas, kes välja printis, mäletas mind, mina mäletasin teda ja selles mõttes on nagu väga hea, et asi on korras, 5 minutit ja tehtud. Nii et siin jah, käivad asjad natuke teistmoodi, et nüüd on asi korras, et tagasi Fongerolasse võtame siis Kalli Prinsessi peale ja siis tagasi majutuskohta ja siis õhtul juba disko.
nii tore, kui on ikkagi sellised sõbrad, kes jätavad oma tööriistad hoiule, kui ise Eestisse lähevad. Mis siin toimub? Näita, mis aparaat see on. Selline vägev värk. No tegelikult on see laenatud. Ei, ma just ütlesingi, et nii tore, et on sõpru, kes laenavad tööriistu. Ma saan endale nüüd sellise ümmarguse põõsa. Metsikuks sain tõesti. Väga äge. Kas sulle veel midagi jäeti või? Alkoholi. Seda me ei jävita, seda me hoiame edus. Keldris peidus turvaliselt. Tervitame Atsi ja Jaanikat.